Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on jõudnud nii kaugele, et sel ja tuleval nädalal tutvustatakse Virumaal tulevase tuumajaamaga seonduvat. Ja mitte midagi kindlat veel ei ole, ainult ehk see, et ta tuleb kas siis Lääne- või Ida-Virumaale ja mere äärde. Need eelvaliku asukohad paiknevad kõik mere ääres, aga planeeringuala on joonistatud suuremalt, kuna on vaja kavandada ka kogu taristu, elektriühendus, juurdepääsud ja ka jahutusvee taristu. Kas mingit tagasisidet juba siin küll väga-väga esimeses faasis olete juba saanud, et tavaliselt eestlased on ju kõige vastu? Sellist vastuseisu pole mina veel kohanud. Pigem ollakse üllatunud, et mis teatega on praegu tegu, et me oleme teavitanud siis kõiki planeeringualasse jäävaid maaomanikke. Neid maaüksuseid oli üle 20 000, aga sellist veel konkreetset vastuseisu ei ole, pigem poolehoidu. Paraku kõik nii roosiline ei ole ja ametnikel tuleb arvestada ka teatava vastuseisuga. Need ehituskulud on niivõrd suured, ühesõnaga kõik need laenud on niivõrd suured ja kui ta valmis ka saab, ütleme näiteks, ma ootan siin konkreetse aastat 2035, võib-olla 2040, ühesõnaga, siis veel vähemalt läheb 15 aastat enne, kui see jaam hakkab ära tasuma, on kõik need kulud tagasi maksnud ja siis võib rääkida võib-olla, et sealt tuleb ka, pärast seda tuleb ka mingit odavat elektrit rahvale, aga enne sealt küll ei tule. Kusjuures mis meile kõige suurem probleem on, et elumajade juurest hakkavad läbi jooksma suured liinid, sealt võetakse inimeste maad ära, võetakse metsad ära ja selle eest praegusel ajal antakse mingi kopikas raha, ühesõnaga, sandi kopikas põhimõtteliselt. Kuid arvamusi on tõesti seinast seina ja nagu näitas meile ka läinud talv, siis teemaga, kuidas saada odavat elektrit, tuleb nüüd ja kohe tegeleda. Elektrit on meil kõigil vaja. Kui see põlevkivi teema nüüd ka nagu ühel hetkel kas me ise või ka kuskilt kaugemalt nagu öelda ära keelatakse, siis meil on energiat vaja, sest tuulest ja päikesest me seda kahjuks nagu öelda pidevalt ei saa. Ja see ongi nagu see asi, et kui seda asja teha nagu öelda mõtestatult, väga konkreetselt juhiste järgi, siis ma arvan, et see on meie jaoks nagu lahendus, et see tuumajaam ikkagi ükskord energiat annab. No teid ei hirmuta see, et see tuumajaam näiteks teie nii-öelda taha aeda võib tulla? Ei, mina seda niimoodi ei karda. Ma saan aru, et rahval on nagu öelda see Tšernobõl on nagu öelda taustal, et sellist asja ma ei eelda, et nagu tekib. Elanike arvamine kindlasti, kes on rohkem puudutatud, arvata, et on vastu. Kas vallas nüüd leiduks kohta tuumaelektrijaamale? Ma arvan, et pigem ei pruugi olla, aga naabervallas Viru-Nigulas kindlasti see koht on olemas ja ma tean, et see on ka Fermi Energia poolt nii-öelda üles leitud. Töörühma juurde on kaasatud ka Fermi Energia kui planeeringust ja selle elluviimisest huvitatud osapool. Me kunagi suutsime toota valdava osa energiast ise, siis täna me tegelikult kahjuks ostame sisse, maksame raha välja. Ja selle tõttu, et meil on nii suur defitsiit, pluss meil on tegelikult taastuvenergia, mis on iseenesest küll madala keskkonna jalajäljega, aga ta on ebastabiilne, mis tekitab tegelikult meil hästi palju ebastabiilsust turul. Ja mida suurem on meil turul ebastabiilsus, seda suurem on meil teatud aegadel energia puudujääk ja seda rohkem pääsevad turule äärmiselt kalli hinnaga lühiajaliselt töötavad jaamad, mis tegelikult tõstavad hinna ülesse. Ja kui tuumajaam tuleb nüüd turule, siis tuumajaam on selline väga hea baasvõimsus, ehk ta täidab tegelikult selle poti ära, mis keskmisena tegelikult aitab selle hinna väga hästi alla tuua. Ja teine osa on nüüd see, et tasuvus, ehk siis tuumajaam on väga kallis, aga selle pluss on see, et kui sa laenu tagasi maksad, siis tegelikult tuumaenergia on üks kõige odavam energia üldse. Ehk siis see on tegelikult teise poole pealt investeering järeltulevatele põlvedele, meie lastele ja lastelastele, sest siis ei suuda enam midagi seda hinda võita.